Tere! Mina olen Külli Salo ja töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis õppimiskohustuse reformi projekti juhina. Teen ülevaate õppimiskohustusega seotud teemadest. Mis on õppimiskohustus, kes on õppimiskohustuslikud õppijad, missugused on olulised tegevused, et õpilane tahaks õppida, leiaks omale sobivad õpiteed ja kes ning kuidas keerulisel ajal toetavad õppes püsimist. Alustame siis algusest. Õppimiskohustus jõustus 2025. aasta sügisel ja Eestis peab laps kooli minema, kui ta on saanud käimasoleva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks. Ja õppimiskohustus on kuni 18-aastaseks saamiseni. Kuid õppimiskohustus loetakse täidetuks ka enne 18. eluaastat, kui õpilane on omandanud juba kutse- või keskhariduse. Koolimineku algust võib ka edasi lükata, tulenevalt lapse individuaalsest arengust või tervislikust seisundist. Kõik õpilased peavad saama õppida ja haridust omandada, olenemata füüsilisest erivajadusest või vähestest võimetest. Õppida ei saa vaid koolis kohal käies, vaid on võimalik õppida ka koduõppes. Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame me suureks saama vaimult, ütles Jakob Hurt esimesel üldlaulupeol. Õppimiskohustuse kehtestamine on väärtusvalik. Hariduse ja harituse kui väärtuse seadis eesmärgiks ka Jakob Hurt oma kõnes. Õppimiskohustus on eelkõige mõtteviisi muutus ning eeldab, et me näeme igas noores potentsiaali, mitte koormat. Et me väärtustame ka õppimist kui protsessi, mitte ainult tulemust. Ja et me mõistame, et haridus ei ole privileeg, vaid ühiskonna kestmise alus. Suundume nüüd praktiliste infoallikate juurde, kus leiab infot õppimiskohustuse ea, rollide, vastutuse, tegevuste ja kõige selle kaasneva kohta. Teie ees on riigiportaali Eesti.ee eriartikkel õppimiskohustuse kohta. Ja artiklisse on siis kogutud väljavõtted erinevatest seadustest, põhiliselt haridusseadusest, kus on siis sätestatud õpilase, lapsevanema, kohaliku omavalitsuse ja riigi kohustused õppimiskohustuse täitmisel ja tagamisel. Sellelt slaidilt näete eraldi HTM-i erilehte õppimiskohustuse kohta, mis avab siis detailsemalt õppimiskohustuse reformi suundi, tegevusi ja leiab viiteid kõikidele seadustele, määrustele, samuti erinevaid infomaterjale, nii veebiseminaride salvestusi, esitlusi, samuti reformi aluseks olevad uuringuid. Õppimiskohustuse reformi ei tehta reformi enda pärast. Mis tegevustest ja suundadest õppimiskohustuse reform siis koosneb? Et iga noor leiaks endale sobiva õpitee, on oluline koolides toimuv karjääriõpe. Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse kuulub spetsiaalne karjääriõpetuse õppeaine ning riiklikes õppekavades on läbivaks teemaks elukestev õpe ja karjääri kujundamine. Õpimotivatsiooni aitab hoida ja luua üldhariduskoolides mitteformaalõppe ehk huvihariduse ja huvitegevuse, noorsootöö ja täiendõppe arvestamine õppekava läbimisel. Gümnaasiumis saab paindlike õpiteede rakendamiseks võtta aluseks kutse- ja kõrghariduses juba tuttava arvestuspunktide süsteemi. Õppimiskohustuse ea tõusuga seoses on oluline, et põhikooli lõpetamise ja edasiliikumine järgmisele haridustasemele oleks sujuv ning läbimõeldud. Seda peab suuresti toetama süsteemne karjääriõpe. Et õpilane ei peaks üksi otsustama, kus ja mida edasi õppida, selleks aitavad spetsialistid mõelda oma tugevustele ja huvidele. Neile, kes ei tea, kuhu edasi siirduda, on võimalik leida tuge eriala leidmisel või eesti keele oskuse täiendamisel ettevalmistavas õppes. Õppimiskohustuse reformi üheks tugisambaks on kutsehariduse reform, mille sisuks on tuua esile kutsekeskharidus ehk rakenduslik keskharidus võrdväärse alternatiivina gümnaasiumile, mis võimaldab siis leida edukalt rakendust ka tööturul ja jätkata edaspidi ka soovi korral õpinguid kõrghariduses. Karjääriõpe on koolis õpilase jaoks väga oluline, sest see aitab tal mõista iseennast, teha teadlikke valikuid ja planeerida tulevikku. Karjääriõpe aitab õpilasel avastada oma huvid, tugevused ja väärtused, mõista, millised oskused vajavad arendamist ning saada enesekindlamaks. Kui noor teab, millest ta on hea ja mis teda huvitab, on tal lihtsam valida edasine õpitee. Karjääriõpe tutvustab erinevaid ameteid ja õppimisvõimalusi, annab ülevaate tööturu vajadustest, aitab vältida juhuslikke või läbimõtlemata otsuseid. See vähendab riski, et noor valib vale eriala ja katkestab hiljem õpingud.
Karjääriõpe arendab olulisi oskusi, kuidas seada eesmärke, kuidas teha otsuseid, kuidas lahendada probleeme, arendada suhtlemis- ja koostöö ning enesejuhtimise oskusi. Need oskused on vajalikud nii õppimises kui ka tööelus. Kui õpilane näeb, kuidas kooliained on seotud päriseluga ja tulevase ametiga, suureneb õpimotivatsioon, vastutustunne oma õppimise eest ning sihikindlus. Karjäär ei ole ainult üks amet kogu eluks. Inimene võib elu jooksul eriala muuta ning õppimine ei lõpe kooli lõpetamisega. Karjääriõpe aitab noorel kujuneda teadlikuks, iseseisvaks ja vastutustundlikuks, kes suudab oma tulevikku planeerida ja muutuvate oludega kohaneda. Kõik õppimiskohustuse reformi tegevused on olulised, et võimalikult vähe lapsi ja noori jääks koolis hätta, ei satuks väljamangemisohtu või katkestaks õpitee. 2024. aasta andmete põhjal katkestas kutseõppe esimesel õppeaastalt circa 455 ning gümnaasiumi esimesel õppeaastalt circa 91 õpilast. Igal aastal ei jätka peale põhikooli õpinguid circa 800 õpilast. Seega vajavad toetamist ligi 1600 õppimiskohustuslikku last ja noort. Kuid tuleb pidada silmas, et ennetus ja toetus varasemas eas on tulemuslikum, kui tegeleda edaspidi madala haridustasemega seotud inimeste probleemidega, kellel on kehv tervis, on töötus, madal sissetulek. Haritum inimene mõistab paremini terviseriske, oskab hinnata infot ja järgida ravisoovitusi. Madalama haridustasemega inimesed töötavad sagedamini füüsiliselt raskemates ja tervist kahjustavates ametites. Haridustase mõjutab sissetulekut ja seeläbi elukeskkonda, nii eluaset, toitumist, liikumisi ja stressitaset. Vaatame nüüd peale tervikuna, mis on kellegi roll selleks, et igal õpilasel oleks eesmärgistatud turvaline ja toetatud õpitee. Õpilasel endal on kohustus osaleda põhi-, kesk- või kutsehariduse õppes ning omandada teadmised, oskused ja pädevused, mis toetavad tema arengut. Koolis peab olema tagatud tema võimetele ja vajadustele vastav õpe, kus on olulisel kohal ka karjääriteenused ja karjääriõpe. Lapsevanem loob kodus õppimist toetavad tingimused ning kasutab kooli määratud infokanaleid igapäevaseks suhtluseks ja jälgib lapse õpitulemusi ning teavitab kooli probleemidest, kui seda vaja on. Ja vajadusel pöördub lapsevanem kooli ettepanekul rajaleidesse õpilase ning kooli nõustamiseks, et tagada õpilasele tema võimete ja vajadustele vastav õpe. Vajaduse korral taotleb lapsevanem koolilt ja elukoha järgselt omavalitsuselt toetavate meetmete rakendamist ning ka kasutab neid. Ta osaleb lapse arenguvestlustel koolis, panustab õpitee valikutesse ning esitab taotlused nii põhikooli astumiseks kui kinnitused edasiõppimiseks peale põhikooli. Kui õpilasel tekivad õpilüngad, puudumised, vaimse tervise mured, siis on oluline teha võimalikult vara koostööd nii kooli kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil ning võtta ühendust tugispetsialistidega. Omavalitsus tagab, et lastel oleks võimalik omandada põhiharidus ning peab arvestust õppimiskohustuslike laste üle. Kontrollib kohustuse täitmist, tagab õpilastele vajaliku toe, meditsiiniabi ja toitlustamise ning korraldab sõidukulude hüvitamise seaduses sätestatud alustel. Kui õppimiskohustuse täitmist takistab lapse abivajadust, tagab vald või linn abi lastekaitseseaduse või sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Alates 2026. aastast peab kohalik omavalitsus tagama põhihariduse lõpetanud õpilaste õppimiskohustuse jätkamise hiljemalt 1. novembriks. Vajadusel toetatakse õpilast, lapsevanemaid ja kooli, korraldatakse nõustamist. Omavalitsus kehtestab korra õppimiskohustuse tagamiseks ning avaldab vastutavate struktuuriüksuste kontaktandmed oma veebilehel. Riik ja omavalitsused peavad tagama kvaliteetse ja valikurohke keskhariduse, pidades igas maakonnas vajalikule arvul gümnaasiume ja riigil on kohustus pidada vähemalt ühte gümnaasiumi igas maakonnas ning pakkuda vajadusel ettevalmistavat õpet. Kooli pidaja taotlusel luuakse maakonnas õpilaskodu peredele, kelle lapsed vajavad põhihariduse omandamisel riiklikku tuge. Mis on kooli roll? Põhikool peab vastu võtma kõik õppimiskohustuslikud lapsed, kellele see on määratud elukoha järgseks kooliks. Kool peab arvestust õpilaste osalemise üle ja rakendab tugimeetmeid, kui õpilasel toevajadus ilmneb. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ning kohandavad õpet vastavalt vajadustele ja võimetele. Selleks on koolil õigus töödelda EHIS-es olevaid lapse koolivalmiduse ja tugiteenuste andmeid.
Vähemalt kord aastas toimub arenguvestlus, kus lepitakse kokku õppe ja arengu eesmärgid. Kui lapsevanem korduvalt vestlusele ei ilmu või pole võimalik temaga kontakti saada, teavitab kool omavalitsust, kes kasutab võrgustiku tuge lapse õiguste kaitsmiseks. Direktor või koolipidaja määrab töötaja, kes suhtleb õppimiskohustusega seotud küsimustes kohaliku omavalitsusega ja kool võib nõustamismeeskonna soovitusel ja lapsevanema nõusolekul rakendada tõhustatud või erituge ja ka koduõpet või siis mitte statsionaarset õpet, lihtsustatud või toimetulekuõpet või vabastada lapse mõne aine õppimisest. Kui õpilasel on tekkinud õppetöös võlgnevused ja talle on määratud mis tahes põhjusel tugi, peab kool järjepidevalt hindama toe piisavust ja vajadust täiendavate meetmete järele. Vajaduse korral kaasatakse omavalitsus, koostatakse individuaalne õppekava või pakutakse karjäärinõustamist. Kui õpilane puudub korduvalt põhjuseta ja sellest tulenevalt tekivad õppevõlgnevused, püüab kool esimesel võimalusel saada ühendust lapsevanemaga. Kui kool ei saa reageerimise hetkest 5 õppepäeva jooksul lapse või vanemaga kontakti, pöördub kool omavalitsuse poole edasiste meetmete rakendamiseks. Kutseõppeasutused ja gümnaasiumid korraldavad põhiharidusega noorte vastuvõtmist kuni 31. augustini ja vabad õppekohad avaldatakse kooli kodulehel ning teavet uuendatakse võimalikult sageli, et tagada võimalus osaleda vajadusel täiendava vastuvõtuprotsessis enne järgmise õppeaasta algust. Oluline on, et igas piirkonnas oleks õpilast ja peret toetav võrgustik. Võrgustikku moodustavad kooli, kohaliku omavalitsuse, riigiasutuste kui ka MTÜ-de tugispetsialistid ja eksperdid. Eesmärk on toetada õpilast, perekonda, kooli, et õpilane jätkaks haridusteed kuni kutseõppeasutuse või gümnaasiumi lõpuni. Oluline on, et protsessid, kuidas juhtumikorraldusega tegeletakse, oleks võrgustikus läbi räägitud. Õppimiskohustusliku lapse ja noore töötamist reguleerib töölepingu seadus, kus on sätestatud erinevas eas laste ja noorte töötamise aeg ja tingimused. Oluline on, et põhirõhk oleks õppimisel ja õppimise kõrval töö tegemine ei hakkaks põhjustama ülepinget ja väsimust, mis takistab kooli jõudmist ning õppimist. Seda, et ainult põhiharidusega noorel on leida raske tööd, illustreerivad järgmised töötukassa arvud. Selleks, et õpilane jätkaks peale põhikooli lõppu õppimist ja ei jääks madala haridustasemega, siis peale põhikooli lõpetamist ei ole võimalik end töötuna arvele võtta. Tööturumeetmete seaduse paragrahv 8 ütleb, et töötuna ei võeta arvele isikut, kes on noorem kui 18 aastat, välja arvatud juhul, kui alla 18-aastane isik on täitnud õppimiskohustuse. Töökogemust õppimise ajal on võimalik saada läbi ettevõtluse, õppe ja õpilasfirmade. Samuti osaledes vabatahtlikuna näiteks sündmuste ja ürituste korraldamises. Põhikooli õpilastel on eraldi algatus tööle kaasa ning 14–19-aastastele õpilastele on mõeldud töövarjupäev. Kõigil põhikooli lõpetajatel peab olema võimalus valida endale sobivaim õpitee. Kas gümnaasium, kus saab omandada akadeemilist keskharidust ning peale seda siirduda ülikooli või ka kutseõppesse eriala omandama. Kutsekeskharidus ehk keskharidus koos erialaga ning kooli lõpetades on kohe võimalik tööle asuda või ka ülikooli astuda. Kutseõppe ilma keskhariduseta, eriala omandamine ja kohe tööle suundumine. Põhikooli juures on lisaõppe võimalus tõhustatud ja eritoega õpilastele. Õpilased, kes põhikooli õpiväljundite hindamisel lävendat ei saavuta ja kandideerimine kutseõppeasutusse või gümnaasiumisse ebaõnnestub, saavad täiendavat tuge õpitee leidmisel ettevalmistavas õppes. Vaatamegi nüüd lähemalt lisaõppe ja ettevalmistava õppe erinevusi, kuna neid kiputakse segi ajama. Lisaõppe on võimalus tõhustatud ja eritoega õpilastele ja lisaõppe toimub üldjuhul oma põhikooli juures õpingute jätkamiseks, kes seda siis oma hariduslikust erivajadusest tingituna vajavad. Peaasjalikult on lisaõppe eesmärk tõsta õpilase valmisolekut õpitee jätkamiseks. Lisaõppe pakub võimalust üldpädevuste omandamiseks ja kinnistamiseks ning sotsiaalse toimetulekuvõime toetamiseks. Juhendatud õpe koosneb üldhariduslikust õppest, karjääriteenuste pakkumisest ning sotsiaalsete enesekohaste oskuste arendamisest. Kutsealase ettevalmistuse pakkumine toimub üldharidus- ja kutsekooli ja tööandjatega koostöös. Lisaõpe kestab 1 aasta.
Ettevalmistav õpe on mõeldud eeskätt põhihariduse omandanud ja veel õppimiskohustuse eas olevatele noortele, kes ei ole leidnud peale põhikooli lõpetamist sobivat edasiõppimise võimalust. Ettevalmistava õppe sihtrühmaks on ka noored, kelle eesti keele oskus pole piisav õpingute jätkamiseks. Ja ka noored, kes kuni 26-aastased, kes ei tööta ja ei õpi ega ole muul viisil ühiskonnaelus aktiivsed ehk niinimetatud need noored. Ettevalmistav õppe eesmärk on valmistada põhiharidusega noor ette õpingute jätkamiseks kas kutse- või keskharidustaseme õppes. Ettevalmistav õpe võimaldab arendada vajaduspõhiselt õpingute jätkamiseks vajalikke oskusi. Õppe käigus pakutakse individuaalset nõustamist edasise õpitee ja karjäärivalikute tegemiseks. Ettevalmistav õppe kestvus on üldjuhul 1 aasta, kuid õppeaeg võib olla ka lühem juhul, kui noor leiab endale juba varem sobiva õpitee. Õppevõimalused luuakse igas maakonnas kutseõppeasutuste juures ja vastuvõtt toimub juulis ja augustis otseõpet pakkuvates koolides, kuid vajaduse põhiselt võetakse õpilase õppesse vastu ka aastaringselt. Alla 18-aastane võib seaduse järgi minna ka täiskasvanute gümnaasiumisse, aga enamasti ei ole see parim valik kohe pärast põhikooli. Täiskasvanute gümnaasiumi õpikeskkond on mõeldud täiskasvanutele ja õpe toimub suuresti iseseisvalt. Täiskasvanute gümnaasiumis eeldatakse, et õppija oskab ise oma aega planeerida, on ise organiseeruv ning vastutab täielikult oma õppes edasijõudmise eest. Eelnevast tulenevalt on alla 18-aastaste väljalangevus täiskasvanute gümnaasiumist väga suur, kuid kindlasti on erandeid ehk on noori, kellele täiskasvanute gümnaasiumi õpe sobib, kas erinevatel tervislikel või perekondlikel põhjustel. Põhikooli lõpetamise ja vastuvõtu kohta saab infot Haridus- ja Teadusministeeriumi erilehelt ja leheni jõuab kenasti ka kirjutada Google'i otsingusse põhikooli lõpetamine. Põhikooli järgselt koolidesse kandideerimise avaldusi saab esitada 30. märtsist 15. maini, vastavalt siis, kuidas kool on vastuvõtu korraldanud. Infot leiab koolide kodulehtedelt. Erinevate koolide, sealhulgas gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste kohta saab ülevaatliku info haridusportaalist Edu olevast koolivõrgu kaardilt. Kaart annab võimaluse nii asukoha kui nimekirja alusel koolide kohta infot saada ning erinevate kooliliikide osas ka otsinguid teha. Sealt leiab ka lingid koolide kodulehtedele, kus on kirjas ka sisseastumisinfo ning erinevad õppekavad ja suunad. Sellega ma õppimiskohustuse teemadel ülevaate lõpetan. Aitäh teile kuulamast!